Soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja algavat nädalat. Tänases mõtiskluses käsitleme Mattuse evangeeliumi 10. peatükis ühte lõiku 26.–31. salmini, kus Jeesus räägib tagakiusust ja Jumala armastusest ning hoolitsusest omade vastu. Siin öeldakse meile, keda me tegelikult peaksime kartma ja keda mitte. Aga kuulakem seda sõnumit. Ärge siis kartke neid, midagi ei ole ju kinni kaetud, mis ei tuleks ilmsiks ega peidetud, mida ei saadaks teada. Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges ja mida te kuulete kõrva sisse sosistavat, seda kuulutage katustelt. Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda ka tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgu sukata. Eks 2 varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke, teie olete enam väärt kui palju varblasi. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Jeesus saadab oma õpilased välja, et nad kuulutaksid taevariigi tervendavat ja vabastavat sõnumit. Nad peavad olema oma õpetaja täievolilised esindajad ja seda nii sõnumi kui ka elulaadi mõttes. Ajalugu on aga korduvalt näidanud, et kui kellegi õpilasi rünnatakse, siis ei ole need rünnakud suunatud mitte ainult õpilaste vastu, kuivõrd hoopis ka nende õpetaja vastu. Jeesus ei varja ees ootavaid raskusi. Ta hoiatab oma õpilasi otse, et nad satuvad nagu lambad huntide sekka. Neid ootavad ees kohtud, reeturlus ja inimeste viha. Selline konfliktide teravnemine iseloomustab ka algkoguduse elu umbes 50 aastat pärast Jeesuse surma, siis kui see evangeelium oli kirjutatud. Erimeelsusi ei lahendatud siis enam pelgalt sõnadega. Täna me teame, et ka Jeesus ise käis seda hüljatu ja tagakiusatu teed. On tõsi, et need, kes taevariigi saladusi kuulutavad, saavad ühel või teisel viisil ka ise paratamatult osa Jeesuse saatusest. Täna ei kiputa ehk otse meie ihu kallale, ometi satume me ikka jälle avaliku arvamuse kohtusse, kus meid ähvardab ka siis tühistamine või seltskonnast väljaheitmine. Kõike seda ette nähes Jeesus ütleb, ärge siis kartke neid. Julgustagu me teadmine, et kogu laim ja vale, mida Jeesuse järgijate suhtes levitatakse, tuuakse ühel päeval valguse kätte ning paljastatakse. Jeesus ütleb, et midagi ei ole kinni kaetud või peidetud, mis ei tuleks ilmsiks ja mida ei saadaks teada. Absoluutselt kõik inimeste mõtted, tunded, teod ja tegemata jätmised saavad kord avalikuks. Seda arvestades kutsub Jeesus meid juba täna elama radikaalses avatuses ja aususes. Ta annab selge juhise. Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges ja mida te kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda kuulutage katuselt. Idamaades olid lamedad katused olulised sotsiaalse elu paigad. Seal jagati õhtuti uudiseid ja seda vahel nii valjult, et naabridki pidid neid uudiseid kuulma.
Meie elus ei tohiks olla ruumi vastaste selja taga laimamisele. Selle asemel peame selgelt ja ausalt rääkima sellest, mida Issand meile on isiklikult öelnud ja teinud. Muidugi enda nimel rääkimise puhul on vaikimine enamasti kuld, aga taevariigis rääkides on vaikimine siiski kõigest hõbe, aga see, mis on välja öeldud, on kuld. Kuid keda või mida me peaksime siis tegelikult kartma? Jeesus annab siin otsekohese vastuse, ärge kartke inimesi, kes suudavad tappa vaid ihu, kuid kellel pole mingit meelevalda hinge üle. Inimeste võim on piiratud. Pigem tuleb karta Jumalat, kellel on ainsana meelevald ja võim nii meie ihu kui ka hinge üle. Sest lõpuks ei ole meil tegemist piiratud inimestega, vaid igavese Jumalaga. Kuid mida see Jumala kartus tegelikult tähendab? Jumala kartuse olemust mõistame ehk kõige paremini õhtul täistaeval seistes. Milline hiiglaslik lõputuna näib ruum, miljardid galaktikad ja biljonid tähed ja kõige selle all inimene oma soovide ja muredega. Just sellises hämmeldunud aukartuses on mõistetavad ka Šoti usumehe John Kloksi auakivile kirjutatud sõnad. Siin puhkab mees, kes kartis Jumalat nii väga, et ta ei tundnud hirmu ühegi inimese ees. Jah, Jumala kartus pole hirm, vaid puhas alandlikuks tegev reaalsustaju, milles leiame oma turvalisuse. Lõpuks jõuame aga tänase mõtisuse kõige tugevama julgustuseni ja selleks on meie taevas Isa igapäevane hoolitsus. Jumal ei ole oma lastele mitte niivõrd igavene kohtumõistja kui armastav Isa. Ja sellepärast ütleb Jeesus, eks 2 varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma te Isa teadmata. Veelgi enam, Jumal hoolitseb detailide eest, millele me inimestena tavaliselt isegi tähelepanu ei pööra. Tal on isegi meie juuksekarvadki arvel. Kui varblased ei muretse homse päeva pärast, siis juuksekarvad teevad seda veelgi vähem. Ometi kannab Jumal nende pärast lakkamatult hoolt. Kui Jumal oma armastuses meie vastu hoolib nii tähtsusetute detailide osas meie elus, siis kui palju enam laieneb see hoolitsus nendele, kes koos tema pojaga jagavad taevariigi saladusi. Sellepärast ütlebki Jeesus meile täna, ärge siis kartke, teie olete enam väärt kui palju varblasi. Ja pärast nii julgustavaid sõnu võiksime meiegi võtta eelolevaks nädalaks ülesandeks vähemalt 1 kord oma kolleegide või lähedaste keskel varjamatult väljendada oma väärtushinnanguid usu ja taevariigi suhtes. Olgem siis julged oma argipäeva väikestes tunnistustes. Meil pole absoluutselt midagi häbeneda. Palvetagem. Issand, sa tunned meie igapäevaseid kartusi ja hirme. Täida meid julge ja mõistliku meelega, et suudaksime selle ajastu keskel taevariigi sõnumit edasi anda. Me usaldame end sinu juhtimise ja hoole alla. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.